Kas parem on treenida masinatega või vabade raskustega? Loomulikult sõltub see olukorrast. Masinad näiteks pakuvad sulle palju rohkem stabiilsust ja dikteerivad sulle põhimõtteliselt liigutuse ette, ehk siis sa ei pea väga tehnikaproff olema, saad siia lihtsalt maha istuda ja sel masinal põhimõtteliselt lükata ja suures osas on sul see liigutus selge. Iga masin võib-olla ei sobi iga inimesega, seega vabade raskustega saad sa endale selle harjutuse liikumise natukene sobivamaks muuta. Vabade raskuste pluss on see, et nad annavad sulle rohkem vabadust, ehk siis saad harjutust täpselt enda järgi kujundada, teha täpselt liikumistrajektoori endale sobivaks. Muidugi miinus on võib-olla see, et natukene rohkem ebastabiilsust ja pead natukene rohkem tehnikat õppima. Aga üks pluss veel vaba raskusel on see, et vaba raskust on jõusaalis väga palju erinevat, ehk siis 2 antlit või mingisuguse kangi leiad sa igasugusest nurgast endale, masin võib-olla on vahepeal võetud. Loomulikult siin privaatses jõusaalis seda mure ei ole. Seega üks ei ole otseselt parem kui teine, tihtipeale on masinatega lihtsam alustada, aga üldjuhul on mõistlik mõlemaid kombineerida enda treeningutes, kasutada neid lihtsalt variatsioonina, ehk siis vahepeal teha üht ja vahepeal teha teist. Ja kui sa ei tea, kumb sulle sobib, siis loomulikult tule siia privaatsesse butiikjõusaali personaaltrenni. Meil on siin masinad, meil on siin vabad raskused, mõlemad olemas. Saame leida just sulle sobiva variandi. Edu sõbrad!